2 minutit, palun. Kallid kolleegid, Hannu Takula raport käsitleb üliolulist teemat, kiitust talle. Euroopa Liit on kujunemas täna laadaplatsiks, kus liikmesriikide poliitikud on oma valijaskonnale meeldimise nimel väljas ainuüksi oma huvide eest. Euroopa riikide kodanikud ei tunne end küllaldaselt Euroopa kodanikena. Kodanikutunde arendamiseks on oluline tunda üksteise ajalugu. Paljud Euroopa rahvad kannatasid enne ja peale teist maailmasõda totalitaarse võimu all. Minu kodumaa Eesti pühiti koos teiste Balti riikidega maailmakaardilt ajaloo ühe julmema diktaatori Stalini poolt. Meil polnud oma lippu, oma hümni, meie pealinn oli Moskva. Stalinismi kaksikvend oli natsism. Need ideoloogiad sündisid koos. Nad jagasid omavahel Euroopa Hitleri-Stalini paktiga. Stalin painutas terve idapoolse Euroopa pooleks sajandiks diktatuuri alla. Hitleri sõjamasin allutas vägivaldselt selle osa Lääne-Euroopast, kus kohalikud diktaatorid ise ei suutnud võimu haarata. Taotledes natsismi ja stalinismi ohvrite võrdväärset mälestamist, võitlen ma uute liikmesriikide sümboolse vastuvõtmise eest Euroopa Liitu. Mõistan hukka totalitarismi tema mis tahes kujul, kuid ma tahan rõhutada, et natsism ja stalinism on kõigi teiste totalitaarsete ideoloogiate nurgakivi. Franco, Mussolini ja Salazari taolised piinasid oma ohvreid Hitleri ja Stalini eeskujul. Iga Euroopa Liidu liikmesriik peaks hoolt kandma oma diktaatorite tegudele õiglase hinnangu andmise eest kodumaal. Aga meie räägime riigipiire ületavast ja neist mitte hoolivast stalinismist ja natsismist. Liikmesriikide kohus on ühiselt hukka mõista Euroopa kaheks käristanud ja raudse eesriidega poolitanud Hitleri ja Stalini julmused. Aidakem siis ühiselt kaasa Kodanikud Euroopale programmi raames stalinismi ja natsismi ohvrite mälestuse jäädvustamisele. Aitäh!